Jõu rahvas, siin Eesti Gamer. Tänases videos ei ole nagu tavaline video, vaid see on 7 subscriberi spetsial. Ehk siis ma täna mängin veits kauem, mida ma usun, et vähem vaadatakse. Aga võib-olla ka teen täna rohkem videosi, ehk siis see oleks 7 päeva spetsiali esimene osa, kus ma siis mängin veel Minecrafti ja pärast siis ka veel teisi mänge. Mis mu plaanis on teha, on ehitada maja valmis ja siis ehitada ka kuskil näiteks keldrisse automaat või noh, siis nether portal, mida saab redstone'iga sisse-välja lülitada. Seda on lihtsam teha või noh, seda ongi lihtne teha, aga ma arvan, et see on tänane plaan ja siis võib-olla pärast ka Need for Speedi või mõnda muud mängu. Nii et mul on siis need muusikadiskid eelmisest episoodist ikka veel alles õnneks, mis on väga tore. Aga ma arvan, et ma smeltin ironi ära, kui ma coal'i saaksin. Võib-olla teen midagi reilidega ka. Praegu tundub nagu läheb ööks. Ja mul ei ole... Nii et lähme magama ja siis kui ma kaevandama lähen, siis kui ma leian kulda, siis ma saan kullaga teha neid reile ja aga siis tapame selle Endermani ära, et saaks lõpuks hakata mõtlema, mida teha. Ja kuna see on ka spetsial, siis võib-olla ma teen rohkem kui ühe redstone asja. Et võib-olla automaatne sugarcane farm või siis mingisugune muu asi. Ja kuna on number 7, siis see on tavaliselt seotud õnnega. Nii et võib-olla ma ka ehitan mingisuguse näiteks slot machine'i, kui ma saan piisavalt asju. Aga praegu ma arvan, et ma ehitan mõõga ja kirve ja lähen vaatan, et kas kuskilt saaks süüa. Kuna noh, rotten flesh'i saaks süüa, aga ega see ka kõige parem toit ei ole. Puitu ka ei ole, nii et head kirve tegin. Tegelikkuses on rotten flesh päris hea toit, lihtsalt inimesed ei söö seda, kuna see annab hungerit. Aga kui sa lihtsalt seisad paigal, siis see hunger väga midagi ei tee. Aga ma ei ole sihuke inimene, kes sunniks sööma rotten fleshi. Rotten fleshi on ka hea toit anda siis koerale. Minecraftis, päriselus võib-olla mitte, aga Minecraftis küll see healib koera, kui tal on low health, aga jah. Ma arvan, et kuna see uks on juba päris suur, siis võib-olla tuleb maja ka veits suurem,
suuremat sorti. aga eks näis. Nii et võtame siis majast veits mõõtmed. Ma ei ole muidu väga hea Minecrafti majade ehitaja, aga midagi ma proovin ikka teha. Võib-olla isegi siia on hea koht, hea laius. Ja siis teha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja jälle see pool. Ja võib-olla mitte teha ruuduline. Ehk siis see pool veits lühemaks jätta. Ka panna 8, aga isegi näeb 5, 6, 7, 8. Näeb isegi päris hea välja. Ja võib-olla teha ka veel kõrgemaks. Siis tuleb veel ilusam maja. Aga praegu võib ainult ette kujutada. Võib-olla on pool maja üks moodi ja teine pool maja on teistsugune. Äkki on üldse mingi kirikutorn, aga seda veel näeb. Praegu, kui kuskil pool maja sai valmis ja selle peal läks veits üle 4 või noh, raami sai valmis, sellele läks vist 40, veits rohkem, siis tuleb isegi, tundub, et suur maja. Mis võib isegi tulla päris tore. Lisaks peaks minema ka kaevandama. Noh, esimene põhjus, muidu ei saa Netherisse minna. Teine põhjus, mul on vaja rohkem coal'i, ironit ja redstone'i. Et teemandid ei ole minule vajalikud veel. Noh, põhimõtteliselt tegelikult üldse. Ma ei tea, võib-olla teha majale mingisugune muster ka põrandaks. Või siis tehagi mingisugune kirikutorn või mingisugune laadne asi. Aga seda veel ei tea.
ja võib-olla siia teha väikene automaatne farm, näiteks siia sobikski näiteks see sugarcane farm, mis ma arvan, et näeks isegi ilus välja või siis mingisugune lillekoht või midagi sellist. Praegu majja sisse tulla on päris kummaline veel, et võib-olla oleks võinud selle veel pikemaks teha või siis midagi muud ära muuta, aga seda saab veel mõtelda. Näiteks või noh, see pistonuks praegu siin võiks olla veits teistmoodi või siis, kui ma suudan, siis teha sellest hoopis koridor. No seda saab mõtelda. Nii et lähme, võib-olla lähen tagasi sinna koopasse, kus ma eelmine episood käisin ja vaadata seal veel asju ringi. Ja tundub, et see on ka ära kasvanud. Nii et saab põldu veel rohkem harida. Ja tagasi magama minna. Nii et jah. Jah, ma arvan, et seal mäel on praegu siit kaugelt tundub küll, et on coal'i, nii et kaevandada sealt ja tundub, et siin kuskil on laava. Näe, siin ongi. Nii et kaevandama ei peagi nüüd minema, ma saan lihtsalt ehitada maa peal. Aga ma näen kopperit ka, mida ei ole vaja. Ja ma sain surma. Aga võib-olla kunagi võib isegi vaja minna. Või siis mitte.
ma ei tea veel. kuidagi palju on täna sõna ei tea veel. kui ma viitsiks, siis ma isegi paneks counteri, et palju kordasid ma seda sõna olen ütelnud juba. aga ma ei viitsi. nii et jah, aga vaatame nüüd, kas üldse selle coal'ini saab ilma ehitamata või peab ikka ehitama ka. parem oleks, kui ehitamata või siis noh, vett kasutades. ja siin ongi coal'i. või noh, seda oli näha, aga nojah. mis on veel plaanis? võib-olla on, äkki võtaks, tegelikult ei teagi. siin on nagu see veeraviin, mis käib väga, noh, veits närvidele. aga siin on veel rohkem veeraviine. ajavad närvi sellepärast, et siin läheb pimedaks ja siin äkki on midagi, mida ma ei näe, kuna tortši ei saa panna. aga jah, seal võis ironit olla, ma ei viitsi otsida. siin on kass. nii et kui mul oleks kala, ma saaks kassi endale teha. Creeper farm. Creeper, see ei ole küll redstone'iga seotud, aga see ikkagi on midagi. see härra soovib wheat'i. väga palju ei ole, aga midagi on. aga tegelikult on vaja kaevandama küll minna, sest redstone'i oli vaja.